sõbrad, mult on suhteliselt tihti hakatud küsima sellist küsimust, et kui te olete suutnud endale kuskilt saada või teenida krüptoraha, et kuidas nendega siis nagu maksta saab või kuidas neid kasutada saab, et ma näitan teile nüüd võimaluse, kuidas te võite endale tellida pangakaardi koju, ehk siis teil on nagu pangakaart ja te võite sellega rahulikult maksta, kus te tahate ja mille eest tahate või võtta välja sularaha, käia reisil, mida iganes. Ühesõnaga saate teha oma kaardiga, mida te tahate. Mina isiklikult kasutan selle jaoks sellist ressurssi nagu ADV Cash. Siin on vaja läbida täielik verifikatsioon, ehk siis see ei ole anonüümne. Näete, mul on siin verifikatsioon tehtud. Nagu alati te näete, et mul on leht venekeelne. Te saate panna ingliskeelseks, vajutate siin oma nime peale. Vot siin. Ja siit saab valida keele. Pole mingit probleemi, teete omale vastavalt teile keelele ja ongi kõik korras. No siia vajutate, saate aru, on ju, et teil on verifitseerimata, kuid saab ära verifitseerida. Nii, jutt ilus. Mida peab siis tegema, et saada pangakaart? Kui te vaatate seda videot, ma jätan selle video alla lingi. Saate minna selle lingi kaudu selle lehe peale ja kui te tellite omale kaardi esimese 5 päeva jooksul, siis see kaart maksab teile 5 eurot. Ehk siis 3 aastaks 5 eurot. Ei ole mitte mingisuguseid hooldustasusid, võtke ja rahulikult kasutate. Pärast seda, kui te kaardi kätte saate, siis peab selle loomulikult siin lehe peal aktiveerima. No nii nagu tavalinegi pangakaart, pole mingit probleeme. Ja vaadake siia nüüd. Siin on siis need kaardid, mida saab tellida. Plastikkaart, selge on ju. Mis see siis nagu annab? Ma nagu tõlgin teile kiiresti ära. No siin saab ka virtuaalkaart tellida. Me räägime hetkel plastikkaardist. Ehk siis, et saaks reaalses elus maksta kauplustes. Kaart maksab, kuna see on mul nüüd vana ja näidis account. Ausalt öeldes ma kasutan nagu teist. Et siin on juba näete ületanud selle 5 päeva ja siis maksab kaarte 15 eurot. Kuid see selleks. Nii, mis siin siis on? Kaardi saame 3 aastaks. Ilma hooldustasuta. Kaardi täitmine, kui näiteks on raha peal, maksab 99 senti. Ehk siis kui panete see raha peale, pead maksma teenustasu 90 senti. Kui tahate kaardi pealt tagasi visata selle accounti peale raha, see on tasuta. Kui tahate nagu raha välja võtta sularahas, siis näete, põhimõtteliselt mis siin on siis. 2 eurot on nagu komisjontasu, aga kui tulete kuskil mujal riigis, näiteks Ameerikas midagi, siis maksate 3 eurot. 2500 eurot saab võtta nagu päevas välja raha. Aastas võite võtta 80 000 eurot veel, see on minu jaoks piisavalt suur summa. Kui te maksate kauplustest, siis on täiesti tasuta, mingid teenustasusid teile juurde ei tule. Päevalimiit on 20 000. Ja kui te tahate nagu ühest valuutast teise visata raha, siis on see 3%. Mida ma ei soovita teha, parem on tellida mitu kaarti. Kuidas siis saab nagu kaarti tellida? Näete ise, et siin on lihtsalt vajutate tellin. Ma praegust ei hakka näitama, see on reaalselt lihtne. Et kui te olete siia registreerinud, kindlasti pange oma õiged andmed ja siis pole mingi probleemi. Te saate tellida mitmeid kaarte nagu dollari omasid, euro omasid ja rublade omasid. Mina olen võtnud omale euro oma, sellest täielikult piisab. Mis siis edasi? Hiljem see kaart tekib teile siia. Vajutate siia ja kui teil on nagu arvel siin raha, saate selle sama raha automaatselt visata oma kaardi peale. Ja kuidas siis nagu siin, mis me räägime nagu krüptorahast, vaadake nüüd. Siin on nagu nupp, et täitke oma konto või pange kontole raha. Ja siin te näete, mida siin saab nagu teha. Visa kaardiga 3% täitmine, Mastercardiga saab täita. Visa Venemaa oma, Mastercard Vene oma. Neid ma ei tea. Siin saab ka kohe osta, näete, siin pole üldse nagu protsenti. Sepamaksed saab siia nagu raha panna, näete 0%-ga, mis on nagu jube mugav. Ja siis muidugi meie lemmik krüptorahad. Ja näete, sõbrad, mingi protsenti nagu krüptorahaga täitmiseks nagu ei ole. Kui te ei taha nagu teeserit täita, ehk siis see on krüptodollar. Ilma mingi protsendita.
lihtsalt vajutame nuppu, täida, tuleb aadress, kannate raha peale ja kõik. Raha tuleb teie arvele. Ta tuleb just nii palju kiiresti, kui kiiresti nagu blockchain süsteem kinnitab selle tehingu. No ja ongi kõik sõbrad, sellisel moel on võimalik krüptorahaga arveldada, kust te tahate, millal tahate, mismoodi tahate ja nii edasi. Ehk siis ma loodan, et sellest videost oli teile kasu, et kui oli, pange like kindlasti, et rohkem inimesi näeks seda videot. Võite jätta kommentaare selle video all. Kui te küsite nagu teemakohaseid küsimusi, ma kindlasti vastan kõikidele kommentaaridele. Või liituge Facebooki grupiga, kus on kõik meiesugused krüptoraha entusiasmid kokku kogunenud. Seal te võite rahulikult suhelda teiste inimestega, reklaamida oma projekte, kui te osalete, kuid mitte spämmida. Panite ühe reklaami, aitab küll. Kõik, kes tahavad seda näevad. Aga hetkel siis lõpetame, et sõbrad, tellige omale kaart ja rahulikult saate majandada oma krüptorahaga. Kõike head teile, sõbrad!